trigonomeetrilise avaldise lihtsustamine 1 miinus siinus alfast korda 1 jagatud tangens alfast korda koosinus alfast. Vaatlen esmalt, kuidas õpilane on püüdnud seda ülesannet lahendada. Me näeme kohe ära, et ta on astunud ühte ämbrisse. Ja siis ta on sinna kinni jäänud, sest näeme, et peale võrdusmärki ei ole tal enam siin mitte midagi. Mis see ämber siis on? On olemas muidugi selline valem nagu siinus alfa ruut pluss koosinus alfa ruut võrdub 1, aga siin ta on eeldanud, et oot, ma ei saa isegi aru, mida ta siin teinud on. Siin on tehete järjekord ka nagu paigast ära tal olnud, ta on unustanud ära, et korrutamine ja jagamine teostatakse enne liitmist ja lahutamist. Ta on praegu, nagu mina aru saan, püüdnud teha sellist asja, et 1 miinus siinus alfa on asendatud koosinus alfaga. Ja selle ta on võtnud siis sellest, et 1 miinus siinus alfa ruut võrdub koosinus alfa ruuduga. Kui mingite asjade ruutude summa, ma toon siia kõrvale mingisuguse täiesti suvalise näite. Näiteks, kui 4 pluss 9 võrdub 13, 4 on 2 ruut, 9 on 3 ruut, siis 2 pluss 3 ei võrdu 13-ga, eks ole. 2 pluss 3 võrdub 5, mitte 13. Seega, kui mingite asjade ruutude summa võrdub millegagi, siis selle sama asjaga ei võrdu nende asjade endi summa. Seega sellist asendust nagu siin ei oleks tohtinud mitte mingil juhul teha. Kui on ette antud konkreetne valem, siis see valem ongi selline, nagu ta on. Ei ole mõtet kujutada ette, et see valem nüüd ongi mingisugune universaalne valem. Meie maailm on piisavalt keeruline, et ei ole olemas ühte universaalset valemit, mida me saame alati kasutada. On palju erinevaid valemeid ja hea, kui me oskame neid tuletada. Niisiis kogu see esimene õpilase kirjutatud rida ei vasta sellele, millele see peaks olema ja siis ta on korrutanud pärast koosinus alfat omavahel saanud koosinus alfa ruudu. Ma näitan nüüd, kuidas seda võiks lahendada niimoodi, et me jõuaksime õigesse kohta välja. Võrdusmärgid juurde ja minu lahenduskäik hakkab, kuhu ma panen siia alla, on vast lihtsam siis jälgida. Mis meil siin on kõigepealt? Meil on siin siinus ja meil on tangens ja meil on koosinus. Kõik põhilised trigonomeetrilised funktsioonid on mängu võetud. Aga see võiks tähendada, et vähemalt ühest neist me võiksime väga lihtsasti lahti saada. Näiteks tangensist. Ühe põhiseose järgi tangens on siinuse ja koosinuse jagatis. Seega me saaksime millestki siin lahti. Ma kirjutan selle põhiseose siia kõrvale välja. Ma mõtlen nüüd kuhu kõrvale. Kirjutaks siia seekord. Et tangens on siinuse ja koosinuse jagatis. Ja kuna see on valem, siis ma topin siia ka raami ümber, see on fakt. Ja nüüd ma tegelengi selle keskmise osaga siin. See on siis, nimetan seda mustaks osaks. Sellega tegelen. Muud kirjutan punaselt. Või võtaksin mingi muu värvi. Võtan natukene sellise lillakama tooni. Seega 1 miinus siinus alfa korda. Ja nüüd, mis siia tuleb, murrujoone alla,
on asendus. Siinus alfa. Aga selle ma tahtsin tegelikult ju kirjutada mustalt. Noh, ma siis kirjutan mustalt, no. Saab ka nii. Siinus alfa jagatud koosinus alfaga. Ja edasi korrutame veel koosinus alfaga. Kui me jagame hariliku murruga, siis me korrutame selle hariliku murru pöördväärtusega. Nüüd võtan uue värvi ja tähistan ära selle osa, millega ma nüüd tegelen. Kõik muu kirjutan eelmise värviga edasi. Seega 1 miinus siinus alfa korda. Ja nüüd see, millega ma pidin tegelema. Keeran selle suure hariliku muru nimetas oleva hariliku muru ümber. Üles tuleb koosinus alfa ja alla siinus alfa. Ja edasi jääb siia üksnes koosinus alfa. Ja siit me näeme nüüd omakorda edasi, et siinus alfad taanduvad ja koosinus alfad saame kokku korrutada. Tekib koosinus alfa ruut. Kirjutan selle samuti siia välja. See on siis 1 miinus koosinus alfa ja see kõik ruutu. Ja nüüd on meil kasutada veel üks põhivalem. Teen selle sama värviga siia kõrvale. Selleks on siis siinus alfa ruut pluss koosinus alfa ruut võrdub 1. See on see sama valem, mida ma alguses mainisin, mille põhjal õpilane oli 1 teisendanud koosinus alfaks, või 1 miinus siinus alfa teisendanud koosinus alfaks. Aga nii ei saanud teha, sellepärast et seda oleks saanud teha üksnes siis, kui siin oleks olnud siinus ruut alfa ja veel sulud ümber ka. Noh, ehk siis näitan veel ära siia üle, vaata siia üles vasakul nüüd. Kui siin oleks olnud selline lugu, siis oleks saanud siia tekkida koosinus ruut alfa. Aga nii ei olnud, järelikult nii teha ei tohi. Niisiis, 1 miinus koosinus alfa ruut. Ja millega see võrdub? See võrdub ilusasti siinus alfa ruuduga. Kontrollin, kas ülesannete kogu taga oli sama vastus, sama lahend. Siin on mul ühel teisel ekraanil need olemas, natukene teises järjekorras. Ja tõepoolest selline see vastus peabki olema.